Tervist, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu pikem kommentaar. Nädalapäevad peale Iraani ründamist rääkis USA president Donald Trump, et Iraani kogu sõjaline võimekus on hävitatud. Armee on hävitatud, kommunikatsioonid on läinud, 2 kaadrit Iraani juhte on kadunud ehk mullad on jõudnud mullatoidule, lennuvägi on maa pealt minema pühitud ja 32 Iraani sõjalaeva lebavad ookeani põhjas. Their army is gone, their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone, 2 sets of their leaders are gone, they're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, coach. Very well. Peale selle aga, et Iraani sõjaline võimekus on 100% peaaegu hävitatud, läheb Iraanil Trumpi hinnangul aga päris hästi. Ja tundub, et vähemalt selles viimases punktis on Trumpil imelikul kombel, iroonilisel kombel täitsa tõsi taga, kuigi ta viskab selle punkti õhku loomulikult naljana. Täielikult hävitatud militaarse võimekusega Iraan hoiab tänaseni enda kontrolli all nimelt Hormuzi väina, laseb rakette USA baaside pihta, Pärsia lahe riikides, pommitab Tel Avivi ja teisi Iisraeli linnu, hävitab Pärsia lahe riikide energia- ja naftataristut, ning viimati peale seda, kui Iisrael ründas droonidega Iraani gaasivälju, saatis raketid ka Katari Ras Lafani LNG ehk vedeldatud maagaasi töötlemise kompleksi pihta. Seda kõike suudab Iraan ellu viia täielikult hävitatud militaarse võimekusega. Mõelda vaid, mida ta suudaks siis, kui tema sõjalist kapatsiteeti poleks totaalselt ära hävitatud ja Iraani militaarne võimekus oleks 100%. No sellise absurdse olukorra tegelikult võtab endale omaselt tabavalt kokku John Mearsheimer, kes teadupärast pole üksnes teenekas politoloogia professor, vaid ka omal ajal West Pointi militaarakadeemia vilistlane ja endine USA sõjaväelane. Mearsheimeri hinnangul on Iraanil väga tõsiseid mõjutamisvahendeid. If you think about the various steps up the escalation ladder that we can take, what you see is that the Iranians can match us at every point, and they can cause not only enormous damage for the countries in the region and for the United States military forces that are located there, but maybe even more importantly for the international economy. They have the ability, as you go up the escalation ladder, to tank the international economy. This would be catastrophic. So we are now in a situation, having failed to achieve a quick and decisive victory, where we could lose in a really serious way. Iraanil on võimekus kogu maailma majandus põhja lasta, räägib professor Mearsheimer, viidates loomulikult Hormuzi väina sulgemisele, aga mitte ainult, tegelikult ka väga paljude energiataristu pommitamiste peale. Kuulame edasi. So if you were advising Donald Trump, which is, I have to say, at the unlikely end of the expectation ladder, but if you were, what advice would you give him? He clearly, I think, wants to get out of this, but he doesn't seem to really know how he can do that, which doesn't look like a crushing defeat. Piers Morgan küsib siinkohal professor Mearsheimeritelt, millist nõu annaks tema Donald Trumpile, kuidas sellest sõjast väljuda. Ja loomulikult ütleb ta, et Trump Mearsheimeri nõu ilmselt kuulda ei võta, aga siin on siis Mearsheimeri vastus. Retreat. What would you advise him to do which would be a skillful and achievable way of extricating America from this war? I've thought long and hard about this, and I've talked to a number of very smart people, a number of my friends who are what I would call spinmeisters. They can figure out almost always how to get out of a mess. And I don't think anybody can come up with a good solution for solving this problem. What most people say is that what President Trump should do is declare victory and get out.
I mean, he can do that, but it will be seen as a humiliating defeat for the United States. And furthermore, you run into the problem that the Iranians themselves might not agree to end the war. The United States can quit, but the Israelis and the Iranians may continue fighting. And again, as I said, the Iranians have a lot of cards to play here. They can do a lot of damage. So even if we walk away, it's not clear that that solves the problem. And then again, where I started, the United States will look like it suffered a humiliating defeat. So I think that President Trump has got himself into a situation where there is really no good exit strategy. Niisiis on professor Mearshheimeri hinnangul Iraanil väga tõsiseid mõjutamisvahendeid ja USA-l ei ole üldse häid variante sellest olukorrast praegu välja tulla. Iraani mõjutamisvahendid ulatuvad kuni lääne majanduse ja petrodollari hävitamiseni ja lääne majanduse kokkukukkumiseni välja. Mearsheimer ütleb, et ta on rääkinud väga paljude väga teravate pliiatsitega oma sõprade ja tuttavatega ja keegi neist ei oska tegelikult täpselt öelda, milline oleks hea variant USA enda poolt algatatud konfliktist väljuda. Mearsheimer ütleb, et enamik tema tuttavatest leiab, et president Trump peaks kiiresti välja kuulutama võidu ja sõjast taanduma. Ta saab seda teha, ütleb Mearsheimer, kuid seda tajutakse USA jaoks alandava kaotusena. Lisaks ei pruugi iraanlased nõustuda sõja lõpetamisega. Ja nagu ma juba ütlesin, ütleb Mearsheimer, on iraanlastel palju kaarte mängida. Nad võivad tekitada märkimisväärseid kaotusi, seetõttu isegi kui meie taandume, pole selge, kas see lahendab probleemi. USA paistab endiselt olevat kandunud alandava kaotuse osaliseks. Seepärast arvan, et president Trump on pannud end olukorda, kus tal tegelikult puudub hea väljumisstrateegia, ütleb professor Mearsheimer. Niisiis, see, millest USA väga paljud analüütikud, kaasa arvatud Mearsheimer ise, Trumpi ja Trumpi administratsiooni hoiatasid, millest rääkis ka kadunud Charlie Kirk omal ajal, rääkides USA vast valitud presidendi Trumpiga sellest teemast ka. Et USA, kui ta läheb Iraani, siis on ta seotud käsist ja jalust, lastes Iisraelil ennast sellesse konflikti siduda, on USA tõsises jamas. Nii et Mearsheimer võtab selle olukorra tegelikult väga hästi kokku, et see on nüüd praegu reaalselt saanud teoks. Ja kui siin keegi räägib mingisugusest 4G või 4D malest, siis, või 5D või 5G sõltuvalt vaatevinklist, siis tundub, et tegelikult neid trumpkaarte Trumpil seekord käes küll ei ole. Vähemalt nende analüütikute arvates siin. Aga tuleme selle viimase juhtumi juurde, mida ma siin oma sissejuhatuses mainisin. Ehk siis teiste sõnadega selle juurde, et Iraani poolt on rünnatud Katari Ras Laffani LNG kompleksi. See on muuseas asi, mis mulle tundub on millegi pärast purjetanud rahulikult meediaradari alt läbi, ilma et keegi sellele väga suurt tähelepanu oleks juhtinud. Kuigi tegu on tegelikult täiesti globaalset mõõtu oleva energiakriisi retseptiga ja katastroofiga. Ras Laffani purustuste parandamine näiteks võtab siin mõningate optimistlike hinnangute järgi aega kuskil 6 nädalat, aga mõnede ekspertide hinnangul võib selleks kuluda pool aastat kuni aasta ja võib-olla isegi veel rohkem. Mitu aastat. Tuletame meelde, et need Katari Ras Laffani tehased moodustavad praktiliselt kogu Katari LNG tootmise ja hõlmavad kogu seda tootmist. Katar pani sinna sisse umbes 70 miljardit eurot. Ja kui see tootmine on nüüd siis praegu seiskunud ja see tootmisüksus on hävitatud, siis toob see kaasa maailma majandusele väga tõsised tagajärjed. Katar teatavasti on maailma üks suurimaid LNG eksportijaid, mille osakaal on siis viimastel aastatel olnud umbes 15 kuni 20% maailma LNG ehk vedeldatud maagaasi turust.
Kujutate nüüd ette, et see 15–20% avalike allikatele tuginedes kaob maailmaturult ära, kas pooleks aastaks või mitmeks aastaks. Ja kogu seda protsessi veel saadab kogu Hormuzi väina sulgemine ja naftakriis ja sellele tulenev maailma energiakandjate ja majanduskriis. Mida see siis tähendab? No loomulikult toob see kaasa gaasihindade hinnatõusu. Hinnad võivad kahekordistuda, tekib globaalne energiakriis, mida omalt poolt raskendab suletud Hormuzi väin, nagu siin mainitud juba, ja uued võimalikud rünnakud Iraani poolt laheriikide naftataristule. Iraan on muuseas väga selgelt öelnud, et ta kavatseb selliseid asju ka jätkata, kui eelkõige jätkub Iraani enda energiataristu pommitamine. See on olnud üheks tingimuseks. Aga tundub, et Iraanil on siin sõjas oma enda strateegia, sest Iraan on selgelt aru saanud, et ta on põhimõtteliselt nurka surutud, ta peab eksistentsiaalset võitlust ja ta on Iisraeli USA poolt nurka surutud loom, kes põhimõtteliselt käitub mängib absoluutselt, mängib viimaste kaartide peale. Kõik paneb mängu, mis tal üldse on. Ja üheks selliseks viisiks on loomulikult laheriikide naftataristu segipommitamine, selle nii-öelda null võimekusega, militaarvõimekusega armee poolt, millele siin Trump selle kommentaari alguses viitas. Nii et ja selle läbi kutsuda esile maailma majanduse täielik kokkuvarisemine. Et Iraan on põhimõtteliselt pannud USA ja Iisraeli ette sellise variandi praegu selles sõjas. Ja kui paljud ütlevad siin, et see on nüüd küll väga kurb, et kui Iraan on nüüd niimoodi läinud ründama neid maid ja niimoodi sellise variandi välja käinud, no siis tegelikult ilmselt inimesed ei taju, mida nad räägivad, sellepärast et kui üks maa surutakse nurka, on pandud põhimõtteliselt olukorda, kus ta peab eksistentsiaalset võitlust, siis ta kasutab kõiki neid võimalusi selleks, et omaenda positsioone parandada ja suruda oma vaenlased nurka. Kuigi väidetavalt on USA ka üritanud Iraaniga läbi rääkida, siis Iraan on jällegi väidetavalt need igasugused läbirääkimised tagasi lükanud ja öelnud seda, et ta võitleb praeguses olukorras lõpuni. Nii et professor Mersheimeri prognoosid siin USA väljatulekuks on tegelikult vägagi tõsised ja vägagi muret tekitavad. Et Trump, kes on öelnud, et ta on üritanud teha sellist välksõda, me mäletame kõik seda, kuidas ka Eestis näiteks selline ekspert nagu Peeter Espak tuli välja, et põhimõtteliselt on USA's juba maavägi olemas ja see maavägi on eelkõige Iraani 90-miljoniline rahvas, kes kohe-kohe, kui mullad on mullatoidule saadetud, tõuseb ülesse ja asendab oma tahtsi, siis Iraani režiimi kutsub sinna tagasi šahi poja ja niimoodi saabki see režiim siis vahetatud, demokraatia jalule seatud ja kogu Iraani režiim taas nii-öelda sellise mõnusa lääne poolse heakskiidu saavutanud õitsengule asetatud. Aga kaugel sellest, Iraani rahvas on küll praegu tulnud välja, aga eelkõige oma enda puruks pommitatud maa ja enda puruks pommitatud režiimi kaitseks ja mitte üldsegi nii nagu paljud on öelnud kogu selle režiimi vastu. Nii et see on olnud massiivne valekalkulatsioon nii Iisraeli kui USA kui ka kõikide nende võimalike analüütikute poolt, kes seda siin prognoosisid veel nädalapäevad või 2 nädalat tagasi. Aga mis siis see energiakriis kaasa endaga tooks? No kuna energia on loomulikult sisendiks tootmisele, toiduainete tootmisele, samuti teenustele, siis kiireneb inflatsioon. Kõik läheb loomulikult kallimaks. Globaalselt on haavatavas rollis muuseas ka väetisetööstus, metallurgia, keemiatööstus, kui näiteks toornafta
varud lõppevad Hiina osalt, siis ka näiteks Hiina keemiatööstus, näiteks plastiku tootmises ja nii edasi. Ja see toob kaasa loomulikult tarneraskused, hinnatõusu ja globaalse majanduslanguse. Eriti haavatavas rollis on aga Euroopa. Võiks isegi öelda, et kui see protsess nüüd sellisena jätkub, siis Euroopale ja selle majandusele lüüakse siin vaikselt juba hingekella. Saksamaa energiakriis, mis on rohehullusega teadlikult esile kutsutud, on esimesed kellalöögid juba kõlama pannud, ent Iraani sündmused ainult süvendavad seda auku, kuhu Euroopa nüüd hakkab vaikselt sisse kukkuma ja kuhu auku nüüd vana maailm parasjagu lendamas ja sisse kukkumas on. Euroopa Liidus kasutatavast LNG-st muuseas tuleb Katarist umbes hinnanguliselt avalikule allikatele tuginedes jälle 15%. Osaliselt on öeldud, et vähem, osaliselt rohkem, aga võtame sellise prognoosi 15%. Euroopast on Katari gaasist kõige sõltuvam Itaalia. Sealne LNG varu tuleb kuskil lähedale 50%, 45–50% Katarist. Järgmine nendest riikidest on Poola, väidetavalt 17–25%. Poola LNG varudest tuleb otse Katarist, põhimõtteliselt sellest samast Raslafani tehasest, mis nüüd pihta sai. Ja kolmas on Belgia, kuni 17%. Suurim LNG vedeldatud maagaasi tarnija Euroopasse on teadupärast USA ja seal on siis kuskil 50% LNG turgu on USA käes. Kui aga näiteks mõtleme selle peale, et gaasipuuduses peaks eksport vähenema, USA läheb endal vaja oma gaasivarusid ja loomulikult gaas ka kallinema koos naftaga, pole siis praegusel Euroopal loomulikult võtta tegelikult mitte midagi muud peale Venemaa gaasi loomulikult. Aga teadupärast on Euroopa oma energiajulgeolekut defineerinud selle kaudu, et vabaneda Venemaa gaasist loobumisena millegi pärast. Et kui me Venemaa gaasist loobume, siis energiajulgeolek on saavutatud. No nüüd saadakse ilmselt aru, kui lühinägelikku poliitikat ollakse tegelikult aetud. Saksamaa on siin aastat 1,5–2 vasallina täiesti alla neelanud selle, et USA kas siis Ukraina otsesel mahitusel, kaasabil või vahendusel õhkas Nord Streami. See ei oma tähendust, kas Ukraina seal osales või mitte. Fakt on see, et lääne blokk USA koos Ukrainaga või ilma selle Nord Streami seal õhkas. Saksamaa on selle alla neelanud ja põhimõtteliselt on Saksamaa parasjagu täielikus energiakriisis. Kui sinna nüüd lisandub LNG hinnatõus, nafta hinnatõus, mis on tegelikult juba igal pool, nii USAs kui ka Euroopas, meie Eestis samuti jõudnud tavatarbijani. Meie kütuse hinnad on kasvanud tohutult, iga autojuht teab seda. Siis on Euroopa väga tõsises kriisis. Nii et tegelikult lüüakse Euroopale hingekella. Ja kui sinna nüüd lisada see täielik ideoloogiline kramp, mida Euroopa on läbi elanud siin viimastel aastakümnetel, 4 aastat peale Ukraina sõda, kus Venemaale on tekitatud sanktsioonid ja Venemaa energiakandjaid pole lubatud Euroopasse suuremalt jaolt, siis oleme me väga tõsises probleemis. Muuseas, väga huvitavalt on USA rahandusminister Scott Bessent tulnud välja sellise huvitava ideega, et praeguses olukorras, kus USA põhimõtteliselt on kuulutanud ennast sõjavõitjaks ja sellest hoolimata on Hormuzi väin suletud, USA võidab nii massiivselt, et ikka on Hormuzi väin suletud ja Katari LNG tehased ära pommitatud, siis sellises olukorras
paneb Scott Bessent ette seda, et tegelikult võiks USA sanktsioonid nii Venemaa kui ka Iraani naftale ära kaotada. Vaatame. We had a break the glass plan across the administration and at Treasury. We unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water, and we created supply that is beyond the Straits of Hormuz. So we anticipated this. We knew that there could be a temporary, and I want to emphasize temporary choke point there, and there was 130 million barrels of floating storage. In the coming days, we may unsanction the Iranian oil that's on the water. It's about 140 million barrels. So depending on how you count it, that's 10 days to 2 weeks of supply that the Iranians had been pushing out. That would have all gone to China. In essence, we will be using the Iranian barrels against the Iranians to keep the price down for the next 10 or 14 days as we continue this campaign. Niisiis Ameerika võidab niivõrd massiivselt, et on sunnitud põhimõtteliselt oma peamiste geopoliitiliste vaenlaste nii Iraani kui ka Venemaa naftale sanktsioonid ära lükkama ja ära lõpetama. No mida see kõik tähendab? Eeldusel, et USA ei pea siin silmas põhimõtteliselt Iraani nafta otsest röövimist endale ja selle paiskamist siis juba enda naftana maailmaturule, toornaftana maailmaturule, siis eeldusel, et Iraan ise müüb oma naftat ilma sanktsioonideta. Tähendaks see ju seda, et Iraan müüb seda sellele, kellele ta tahab. Eelkõige ilmselt Hiinale, ilmselt ka nendele riikidele, kes ei läinud kaasa Trumpi enda nii-öelda appipalvega. Trumpi saatsid viisakalt, aga rahumeeli seenele põhimõtteliselt Lõuna-Korea, Jaapan ja Trump tekitas abipalvega muuses Hiinale. Ja see oli nagu eriti huvitav, et Hiina tuleks Hormuzi väina turvama. Hiina samamoodi loomulikult ütles ja saatis USA seenele. Nii et Iraan ilmselgelt müüks oma naftat sellele, kellele ta tahab. Olukorras, kus kui ta see lihtsalt käest ära ei võeta ja ei röövita. Ja Venemaa loomulikult müüks seda täpselt sellele, kellele ta tahab. Ja see asetab tegelikult kogu meie Euroopa energiakriisi täiesti uude valgusesse. Sest isegi kui meie tahaksime Euroopas taastada diplomaatilised suhted Venemaaga ja uuesti ka kaubandussuhted niimoodi, et Venemaa naftat voolaks uuesti Euroopasse koos maagaasiga, siis Venemaal on siin praegu väga suur trumpkaart käes, öeldes seda, et kas ta üldse tahab enam Euroopaga mingisuguseid diplomaatilisi või ka kaubanduslikke suhteid arendada. Eelkõige olukorras, kui peaks jätkuma Hormuzi väina blokaad ning Venemaa enda nafta hind loomulikult tõuseb ning Venemaa saab kasu sellest müües seda naftat nii Hiinale kui ka Indiale, peamiselt miks mitte ka Jaapanile, sellele samale Põhja- ja Lõuna-Koreale samuti. Ja väga paljudele teistele riikidele, siis Venemaal ei pea üldse olema enam mingisugust vajadust hukkuva Euroopaga diili teha. Küll me oleme näinud seda, et toon Euroopas on hakanud muuseas selles osas väga tõsiselt muutuma. Hiljuti alles tuli välja Belgia peaminister Bart de Wever, kes kutsus siis Euroopat üles saavutama Venemaaga taas kokkulepet. Loomulikult Belgia kuulub nende riikide hulka, kelle juures nagu Venemaa vastane propaganda pole eriti läbi läinud. Belgial on kama 2 mingisugusest Venemaast ja Venemaaga hirmutamisest, umbes samamoodi nagu Portugalil ja Hispaanial. Et
rääkida, et Venemaa tuleb Portugali ja Hispaaniat ohustama või Madriidi vallutama, kuulub jällegi mingisuguste nii-öelda eurofantaasiate hulka. Nii et Belgia peaminister on siis tõepoolest tulnud välja sellise ideega, et tuleks saavutada Venemaaga mingisugune kokkulepe, et esiteks lõpetada sõda Ukrainas ja väljaanne Euronews on märkinud, et selle peaministri sõnul on ka läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepe vajalik ka odava energia kättesaadavuse taastamiseks. Loomulikult, kui Belgial endal tuleb, siis vaat, et peaaegu 10% LNG-st Katarist, selles samas tehasest, mis praegu Iraani poolt segi pommitati, siis on vesi ahjus Belgial samamoodi. Ja see nüüd siis tõepoolest näitab nagu seda, et Euroopa on selg vastu seina. Eravestluses nõustuvad Euroopa juhid minuga, kuid keegi ei julge seda kõva häälega välja ütelda. Me peame lõpetama konflikti Euroopa huvides, kuid samas olemata Putini suhtes naiivsed, ütles Belgia peaminister. Nii. Me samal ajal peame normaliseerima suhted Venemaaga ja taastama juurdepääsu odavale energiale. See on terve mõistus, lisas peaminister. Ja loomulikult on see terve mõistus. Ainult, et nüüd on küsimus selles, nagu siin mainitud juba, kas Venemaa üleüldse soovib teiega, kes te olete põhimõtteliselt surkinud, torkinud Venemaad kogu selle Ukraina konflikti raames, olnud pidevalt selleks, kes ideoloogiliselt on olnud sellised peamised ideoloogilised marutõbised, kes on ennast Venemaa energiast ära lõiganud. Kas Venemaal üldse on enam mingisugustki vajadust esiteks Euroopa Liiduga läbi rääkida? No seda me oleme tegelikult juba näinud, et Kaja Kallase ja Euroopa Liiduga mingit vajadust ei ole Venemaal suhelda. Ja siin mõni nädal tagasi tuli välja ka Putin oma enda avaldusega, et ei, Venemaal puudub huvi oma enda maagaasi varude suunamiseks taas sellises mahus Euroopasse, mis olid enne Ukraina sõda. Puudub huvi sellepärast, et Venemaa maagaas ja Venemaa nafta lähevad nüüd praeguses kriisis ainult üha rohkem hinda. Ja miks peaks Venemaa tekitama põhimõtteliselt sellise oma peamisele sellisele Lääne-Euroopa ideoloogilistest marutõbistest vaenlasele taas energiakriisis kergenduse? Kindlasti mitte, Venemaa seda ka ei tee, kuigi siin ka Belgia peaminister sellisteks asjadeks üles kutsub. Aga vähemalt siin kõlab mingisugune terve mõistus, aga Euroopa Liidu juhtkonnas von der Leyeni ja Kallase suust ikka kõlab edasi see sama vana mantra, mida on taotud nüüd, olgu juba, ma ei tea, 4 aastat ja tegelikult pikemalt. Et ei mingisugust Venemaa gaasi, ei mingisugust Venemaa naftat me saame ise hakkama. Ja see on nüüd asi tegelikult, mis hakkab olema eurooplastele väga tõsiseks ohuks. Praegu me nagu näeme mõningaid signaale meie meedias, aga mind ikka paneb pidevalt imestama see, kuivõrd vähe sellest olukorrast räägitakse. Kuivõrd vähe räägitakse sellest, et just nimelt eurooplastena me oleme praegu väga-väga tõsises kriisis. Ja see kriis alles hakkab siia kohale jõudma. Kui nüüd Iraan peaks veel selliseid nafta kas töötlemistehasid või nafta välju seal laheriikides pommitama, või peaks minema see sõda selliseks, et Hormuzi väina kriisile mingisugust lahendust ei leitagi. Et USA muudku aga võidab, aga Hormuzi väin on pidevalt kogu aeg suletud ja Iraani kontrolli all. Nii palju siis nagu geniaalsest nii-öelda võitmisest ja Iraani armee täielikust hävitamisest, 100% hävitamisest. Ja nii palju ka põhimõtteliselt Trumpi headest väljavaadetest Iraani kriisist välja tulemisest. Iraan konsolideerub poliitiliselt, Iraan on öelnud, et ta ei anna alla ja laseb seda eskalatsiooni seal edasi ja on öelnud ka väga selgelt välja selle, et
tulge, poisid, tulge, kui tahate tulla oma maavägedega Iraani ründama. Et Iraan on põhimõtteliselt kaitstud mägede poolest, kogu Iraani lahepoolset ala kaitsevad mäed, seal kuni 4000-5000 meetrit kõrged mäeahelikud põhimõtteliselt. Iraan ongi topograafiliselt selline maa, mis on enam-vähem kogu oma piiride raames kaitstud mäeahelike poolt. Nii et see tähendaks USA ja võib-olla ka siis, ma ei tea, Iisraeli ühendatud maavägedele täielikku hävingut Iraanis. Nii et see sõda, mis pidi olema nagu mingisugune kiire lahendus Iraanile, see on osutunud täielikuks pähkliks ja kaasa toonud ja kaasa toomas globaalset energiakriisi, aga eelkõige energiakriisi Euroopale ja eelkõige energiakriisi ka siin meie väikesele pisikesele Eestile. Nii et kui keegi räägib siin sellest, et kuivõrd hea ja suurepärane on olnud see, et USA on rünnanud Iraani Iisraeli mahitusel, siis ma arvan, et lähikuud annavad selgelt arutust selles küsimuses, et kuivõrd hea see nüüd ikkagi on olnud. Kuivõrd hea on see, et Euroopa põhimõtteliselt majandus ja võib-olla isegi maailma majandus ja petrodollar kogu oma krempliga lendab vastu taevast. Ja kuivõrd hea on see, et meid võib-olla ootab ees siin lähikuudel põhimõtteliselt võib-olla hüperinflatsioon. Ja kui siin keegi räägib sellest, et meil on USA poolt alati garanteeritud mingisugune geopoliitiline konstant, mis alati on olemas, alati on olemas ka meie kaitseks, siis ka see on täielik muinasjutt, et ta võib olla olemas hetkeks, aga esiteks poliitiliselt ei ole USA valmis meid kaitsma, kui peaks tulema mingisugune probleem. Ja teiseks, me ei tea tegelikult USA enda saatust kogu selles olukorras. USA enda sisevastuolud võivad viia sinnamaani välja, et see maa võib jõuda kuni kodusõjani välja, kuni sinnamaani välja, et näiteks USAs võivad toimuda ka mingisugused väga suured looduslikud katastroofid. Nii et maailma ajaloos ei ole ühtegi sellist nii-öelda konstanti, millele me võime loota sellisel viisil, nagu me võiksime loota, ma ei tea, Jumala peale. Et ei, neid konstante tegelikult ei ole. Ja kui räägitakse sellest, et USA see kogu aeg seal olemas on, siis ühel hetkel me võime tegelikult leida ennast olukorras, kus USA ja kogu lääne majandus on tegelikult kokku kukkunud ning sellest olukorrast on suuremat kasu võitnud just nimelt Iraani liitlased, Venemaa ja Hiina näol. Kuigi maailmamajanduse kukkumine mõjutab kahtlemata ka neid, aga Euroopale on osaks saanud täielik kiirendatud häving. Ja meie, kes me siin Euroopas samamoodi oleme, meile täpselt samuti. Nii et mõelgem enne, kui me eestlastena, väikese pisikese mikroriigina, siin alati sellise eesrindlikult tuleme ja hõiskame nende globaalsete protsesside üle, mida USA ja Iisrael antud juhul on algatanud, rünnates Iraani. Aga seekord ma sellega lõpetan ja tänan kuulamast. Ma tänan loomulikult kõiki neid inimesi jällegi on seda kommentaari tegemist toetanud, võite seda toetada üha edasi. Rekvisiidid on olemas kas selle kommentaari Objektiivi artikli all või siis YouTube'i video kirjelduses. Aitäh teile kõikidele, kes olete toetanud ja toetate edasi. Suur tänu teile kuulamast ja loodetavasti järgmisel nädalal jälle uuesti. Kõike head!